Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Ja mina olen Kai Ringmäe. Me räägime edasi meele uuendamisest. Ja täna vaatame just seda, mida Jumala sõna räägib sellest, mis asi on õige ja mis asi on vale mõtlemine. Ja see on väga oluline mõista tegelikult, et meie mõtted ei ole lihtsalt nii-öelda asjad, mis keerlevad meie peas juhuslikult, vaid meie saame valida, mida me mõtleme ja mida me ei mõtle. Mul meeldib vahest tuua ka üks näitlik õppetund teha inimestele, et nad kujutleks ette ühte, näiteks ütleme ükest hõbevaagnat ja panevad oma mõttes, minuga koos võivad isegi mängida seda, sinna mõningad puuviljad, näiteks paneme ühe kobara banaane, siis paneme sinna 3 ilusat punast õuna ja siis paneme 2 mädanenud mandariini sinna kõrvale. See kõlab võib-olla väga veidrana. Nüüd, kas sa saad võtta need samad mandariinid ära kujutluspildist ja visata nad minema prügikasti? Saad küll. Samamoodi me saame võtta ka oma mõtlemisest teatud asjad ära ja tõsta need minema ja panna sinna konkreetseid asju. Nii et see on tegelikult meie valik ja mis me peaksime tegema? Me võtame Jumala sõna mõtted ja otsustame need panna oma mõtlemisse ja tõsta sealt välja need asjad, mis ei ole Jumala sõnaga kooskõlas. Ja, meie mõtlemine on olulisem tegelikult, kui me arvame, sest et meie mõtted tegelikult, need loovad meie elu kvaliteedi. See, mille peale me mõtleme, tegelikult selline elu meil ka on. Et sellesse suunda me ka läheme. Ja kui me vaatame jälle Rooma 12. peatüki ja esimesse salmi ja ma loen esimesed 3 salmi, ta ütleb, mina manitsen teid nüüd vennad Jumala suure südamliku halastuse tõttu andma oma ihud elavaks pühaks. Me peame andma oma ihud ära ohvriks Jumalale, elavaks pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ta ütleb, et see on meie mõistlik Jumala teenistus. See on, me teenime Jumalat sellega, et me anname oma ihud ohvriks. Mitte see, et me laseme oma ihudel teha seda, mis nad tahavad. Ja ta ütleb edasi, ja ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täielik tahtmine. Nüüd, kui me tahame olla Jumala moodi ja mitte maailma moodi, siis siin ta ütleb, mida me peame tegema oma meeltega. Me peame nad uuendama ja uuendama nad Jumala sõnaga. See, et me teame, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täielik tahtmine. Nüüd me võtame selle, me mõtleme nende asjade peale. Mitte selle peale, mis me näeme ja kogeme ja mis toimub meie ümber, vaid me mõtleme Jumala sõna peale. Jumala sõna on ainuke asi, mis muudab meid täielikult ja muudab meie elu ainult paremaks. Kui me pöörame tähelepanu selle peale, mis toimub meie ümber, see, mis meie 5 meelt meile räägivad, siis meie elu on üsna niru. Sest talatasa jälle, meie emotsioonid võivad kõikuda ülesse ja alla ja paremale ja vasakule ja alatihti, ma ei tea, ilm on jama ja see inimene on, käitus minuga pahasti ja too ütles midagi jälle koledat ja kogu aeg me elame lihtsalt sükses mingis madalas kohas, kui me pöörame tähelepanu oma 5 meelele. Kui me pöörame tähelepanu Jumala sõnale, Jumala sõna alati tõstab meid, õhutab meid, julgustab meid, toob meile rahu, rõõmu, kõike, mis on hea ja positiivne. Nii et kui me tahame head elu kvaliteeti, siis me peame pöörama oma tähelepanu Jumala sõnale. Nüüd, kui me vaatame Efeslaste kirja ja 4. peatüki, ma loen 26. ja 27. salmi, ütleb niimoodi, vihastuge, aga ärge tehke pattu. Ärge laske päeva looja minna oma vihastuse üle ja ärge andke maad kuradile. Nüüd ta ütleb siin, ta ütleb väga selgelt, ärge andke maad kuradile. See tähendab seda jälle, see on meie meelevalas, seda talle kas anda või mitte anda. Ja nüüd, kuidas me seda talle anname, ongi see, kui me tegelikult pöörame tähelepanu 5 meelele ja me hakkame tegutsema 5 meele põhjal. Ma loen ka laiendatud tõlkes selle sama kirjakoha. Ta ütleb, kui oled vihane, mis tähendab, et vahest me võime olla vihased. Ja ta ütleb, siis ära tee pattu. Nüüd,
sa mõtled, siin on vastuolu. Kuidas ma saan olla vihane ja siis ära tee pattu. Aga nüüd ta ütleb, ära lase oma vihal, oma meeleheitel, raevul ega nördimusel kesta päikeseloojanguni. See tähendab seda, et tegele sellega. See näitab jälle meile seda ka, et meie peame valitsema oma hinge üle. Kui tulevad mingisugused emotsioonid meis ülesse, viha, pahandumine, pettumus, kibedus, mis iganes, kadedus, siis meil on meelevalt sellega tegeleda. Ta ütleb, ära lase meie siis tõlkes päeva looja minna, eks ole, või siis laiendatud tõlge, ära lase seal kesta päikese loojanguni. Enne kui see päev saab otsa, tee kindlaks, et sa oled selle asjaga tegelenud. Ja korista see asi ära. Miks see on oluline? Sellepärast, et kurat on tegelikult, temal on ligipääs meie hingele, kui me laseme. Ja me laseme just sellega, kui me reageerime valesti, kui me mõtleme valesti, näiteks see vihastumine, see avab ukse tegelikult kuradile. Nüüd meil on vaja see uks kinni panna. Meil on vaja tegeleda selle emotsiooni ja selle tundega, mis tuli meis ülesse. Ja see on see oskus, mida me kõik peame õppima kristlasena. Et meie meeled, meie emotsioonid, meie tunded ei ole need, mis peaksid meie elu valitsema, vaid meie, see seespidine inimene, see sisemine inimene, see südame inimene peaks valitsema hinge ja ihu üle. Ja ütleb ka, et ärge jätke kuradile sellist ruumi ega jalge alust, ärge andke talle võimalust. Nüüd see ütlebki see, et tegelikult me anname nii-öelda kuradile ruumi ja võimalust sellega, kui me alistume oma emotsioonidele, tunnetele ja valedele mõtetele. Selle kaudu kuradil on nüüd ligipääs meile tegelikult. Ja me paneme selle ukse kinni just sellega, et millest me oleme rääkimas ja rääkinud juba, et me peame uuendama oma mõtted ja meeled Jumala sõnaga. Sest kui meil on õiged mõtted meie meeltes, nüüd me paneme ukse kinni kuradile. Tal ei ole meile ligipääsu. Kui meie kontrollime oma hinge või siis ka selle emotsionaalse ala üle, nüüd kuradile on uks kinni, tal ei ole võimalust nii-öelda tulla meile ligi, sellepärast, et me hoiame oma emotsioonid ja tunded õiges kohas. Me hoiame nad Jumala sõnaga kooskõlas. Me ei lase neil lihtsalt kuskile lennata laiali ja teha, mis neile meeldib. Sest et me peame aru saama ühest asjast. Jumal elab meie vaimus. See tähendab seda, et kuradil ei ole mitte mingit ligipääsa meie vaimule, sest et meie vaim on päästetud, ta on absoluutselt õigeks tehtud, puhtaks pestud Jeesuse verega. Kuradil ei ole mitte mingisugust ligipääsu sinna. Aga kuna meie hing ja meie ihu ei ole päästetud, nüüd me võime mõelda valesi mõtteid, me võime teha valesi tegusi ja sellega me võime anda maad kuradile, anda talle nii-öelda ligipääsu. Ja sellepärast me peame kontrollima oma liha, me peame kontrollima oma hinge, oma emotsioone ja jälle see on kuradi vale tegelikult. Kui inimene usub seda, et ta ei ole võimeline seda tegema, ta ei saa seda, ta ei suuda seda, see on vale. Sest et Jumala sõna ütleb, et me peaksime seda tegema ja Jumal ei lase meil mitte kunagi midagi teha, mida me ei suudaks teha. Kui Jumal laseb meil seda teha, ta ütleb, et uuendage oma meeled Jumala sõnaga, talitsege oma ihu ja alistage, tehke see oma orjaks, ütleb. Siis järelikult Jumal teab, et me oleme võimelised seda tegema. Ja me oleme ka, sest et tema sõna väga selgelt räägib sellest. Nii et me peame need asjad, sest seal samas Efeslaste kirjas ka, kui te loete edasi, siis lõpupoole ta ütleb ka ühes kohas kõik kibedus, kõik äkiline meel, viha, kisa, pilge, jäägu teist kaugele ära ühes kõige pahaga. Miks ta seda ütleb? Sellepärast, et see kõik avab tegelikult kuradile ukse. Kui me laseme nendel asjadel olla oma emotsioonides ja oma elus, siis see avab talle võimaluse, see annab talle maad meie elus. Aga kui me paneme ukse seal kinni, ta ütleb, olge lahked üksteise vastu, südamlikud, andke andeks üksteisele. Nüüd me paneme ukse kinni kuradile ja tegelikult me saame elada nii-öelda lähtuvalt sellest, millega Jumal on tegelemas meie elus. Ja see on üks turvaline koht, see on üks hea koht, kus elada ja see toob õiged ja head lahendused meie elus. Amen. Vaatame
ja kuidas ka ütleme, et negatiivsed mõtted tahavad tulla meie ellu ja kuidas kurat üritab leida seda kohta ka, kuidas siseneda. Ja teine korintlastele 11.3 ütleb niimoodi. Paulus kirjutab siin ka sellele kogudusele, ütleb, et aga mina kardan, et nõnda nagu madu pettis Eevat oma kavalusega, vahest teiegi mõtted rikutakse ja need loobuvad siirast meelest ja kasinusest Kristuse suhtes. Me näeme, Paulus kasutab siin seda just, kus kurat pettis Eevat ja siis ta toob välja, et mida see tootis tema elus ja mida see võib toota ka nende elus, kui nad lasevad sellel samal asjal juhtuda endaga. Ta ütleb, et meie mõtted rikutakse. Ja siis me näemegi, et see probleem, enne kui see patt tuli nende ellu, hakkas peale tegelikult mõtetest. See ei hakanud lihtsalt sellest, et patt astus plaksti uksest sisse ja näe, tegime pattu. Ei, kõigepealt tuli mõte. Seesama mõte ja tuli just vale mõte, seesama mõtted rikuti. Seda, et vale mõtlemine tuli. Ja siis selle järel toimus, mis järgmine asi oli, need loobuvad siirast meelest. Seesama ja kasinusest Kristuse suhtes tähendab seda just, et nad lasevad lahti jumalikest standarditest ja loobuvad sellest, mis Jumal on ütelnud. Ja tegelikult, kui me vaatame nüüd seda lugu, kus see Eeva siis nüüd oli petetud, mis seal toimus. Üsna tuntud lugu paljudel, aga siin on väga olulised detailid sees. Esimene Moosese 3.1 ütleb niimoodi. Aga madu oli kavalam kõigist loomadest väljal, kelle Jehova Jumal oli teinud. Ja ta ütles naisele, kas Jumal on tõesti öelnud, et ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust? Ja naine vastas maole, me sööme küll rohuaia puude vilja, aga selle puu viljast, mis on keset aeda, on Jumal öelnud, ei tohi sellest süüa ega selle külge puutuda, et ei sureks. Ja madu ütles, te ei sure kummatigi mitte. Vaid Jumal teab, et mil päeval te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja. Nüüd ma teen korra pausi. Me näeme siin, see on kuratlik strateegia. Esiteks ta paneb kahtluse alla Jumala sõna. See on üks asi, mis me peaksime kohe ära tabama. Kui meil tulevad mingisugused mõtted, mingisugused ideed või isegi keegi inimene räägib ja see paneb meid kahtlema selles, mida Jumal on ütlemas. Ja tegelikult me näeme isegi seda sõna-sõnalt üle öeldud, aga tegelikult see mäng on selles, et sisuliselt kurat tahab talle sööta ette selle, et Jumal on valetaja. See on üks asi, mis me peame väga selgelt enda jaoks paika tegema. Jumal ei ole mitte kunagi valetaja. Kui tema on öelnud oma sõnas midagi, et see on nii, see on paika pandud, see on tema tahe, siis see on ka nii. Ja see on, me ei tohi lasta sükestel asjadel ennast petta. Ja see on see sama strateegia, mida kurat kasutab täpselt samamoodi ka tänasel päeval. Ja nii-öelda üritas panna teid kahtlema selles Jumala sõnas ja arvata, et Jumala sõna on justkui nii-öelda Jumal on valetamas. Ja siis veel, siit üks asi, mis veel paistab välja, et Jumal tahab sind jätta millestki heast ilma. Nüüd üks asi on ka see, et kui Jumal ütleb midagi, miski, mis me ei peaks tegema, selline elustiil on vale, see on halb, see on negatiivne, see toodab meie jaoks midagi halba, siis see on ka nii. Et see ei ole, et ta tahab meist nii-öelda midagi head eemale hoida. Mul tuleb isegi meelde võib-olla see asi, mis vaete vahel ka tänapäeva noortele vahest ette söödetakse. Et nagu, miks me ei võiks nagu, kui kaks inimest armastavad, miks nad ei võiks siis nii-öelda ka voodisse maanduda ja peavad nad siis kohe abielus olema ja meid tahetakse midestki eemale hoida. Ei, see ei ole. Jumal teab, et nagu öeldakse, kui meil ei ole teatud standardid paigas, kui kahe inimese vahel ei ole abielulepingut, siis neil pole asja seksuaalsuhteks. Ja nagu öeldakse, mis see on turvalisuse pärast tegelikult, sest sellel on negatiivsed viljad ja inimesed, kes on lihtsalt nii-öelda ilma lepinguta leidnud nii-öelda ennast selles voodis. Pärast on, nagu öeldakse, nad on hingeliselt haiget saanud, vahest ka sünnivad isegi lapsed, kes ei olnud planeeritud ja edasi terve hulk igasugused probleeme tekib. Ja see on see, et inimesed ei pidanud kinni nendest jumalikest standarditest. Ja nii-öelda vaatame tagasi seda lugu veel. Ja siin ta ütleb 6. salmis veel siis. Ja naine nägi, et puust oli hea süüa. Nüüd me näeme siin seesama vale mõtlemine, mis talle ette söödeti.
teda pakuti talle võimalust kahelda Jumala sõnas ja ta hakkas seda tegema ja nüüd huvitav väljend just see, et ta nägi. Me saame aru, see ei olnud mitte sõna-sõnalt päris nii, aga see oli sama, et tal tekkis üks arusaamine, üks suhtumine, üks mõttelaad. Kuule, ma tahaks seda nüüd süüa. Nüüd ta on, nagu öeldakse, vale mõte, nüüd on juba see tegutsemine selle vale mõtte suunas ja patu suunas ja nüüd ta ennast leiabki seda tegemas. Ja see ütleb, et see tegi tema silmadele himu. Nüüd me näeme, siit tuleb ka see, et tema mõtlemine ja tema nii-öelda emotsioonid saavad sellega kaasa tõmmata ja puu oli siis ihaldusväärne, sest see pidi targaks tegema. Ja ütleb, ja siis ta võttis selle viljast, sõi ning andis ühtlasi ka oma mehele ja tema sõi. Me näemegi, see on sama see strateegia. Kurat üritab seda mängu mängida samamoodi kristlastele ka siiamaani. Nii-öelda paneme kahtlema Jumala sõnas, pakume midagi välja, jätame selle tunde ja mõtte, et see justku on hea, see on justku mõnus, sa justku vajaksid seda ja siis nagu öeldakse, tekib see mõte, ma ka tahangi seda ja see ongi hea ja see naine võttis omaks, mina tahan, tegelikult talle söödeti see ette, see ei olnud tema algne soov ja tegelikult see ei olnud see, mis tema tahtis. Nii et see on see strateegia ja me peame ära tabama selle strateegia ja nii-öelda panema stopi õiges kohas. Nii et see hakkab mõtlemisest just peale. Ja see hakkab mõtlemisest, ja muidugi üks mõtlemine ka, mis on võib-olla vale isegi kristlastel on see, et kogu aeg nagu räägitakse, patt on paha ja patt on paha. Tegelikult, kui oleme ausad, miks inimesed teevad pattu? Sest selles on teatud nauding. Ja. Lihtsalt Piibel ütleb väga selgelt, et patu palk on surm. Amen. See ots on surm, aga see ei tähenda seda, et selles ei ole seda naudingu momenti. Ja, sest et kui seal ei oleks seda, inimesed ei teeks seda. Et see on ka juba isegi vale, et patt on paha, patus on teatud nauding, aga see ei tähenda seda, et me peaksime seda tegema, sest selle lõpp on surm. Kui me vaatame Efeslaste kirja 6. peatükki ja ma loen 10. salmist, ütleb lõppeks mu vennad, saage vägevaks issandaks. Nüüd me peame olema tugevad, ta ütleb issandas, Jumalas, mitte iseendas me ei ole tugevad piisavalt, et pidada vastu asjadele ja nii-öelda seista vastu kuradile, vaid et me peame olema seda Jumalas, tema jõuga ja tema tugevusega. Ja ta ütlebki, ja ta tugevuse jõus. Ja ütleb, varustage endid kogu Jumala sõjavarustusega, et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu. Nüüd see rünnakud on tegelikult natuke pahasti võib-olla tõlgitud eesti keeles. Inglise keeles ta ütleb, et kuradi valede ja strateegiate vastu. Täpselt nagu sa ütlesid ka, kuidas ta tuli Eeva juurde, eks ole, ta tuli strateegiaga, ta tuli valedega ja ta saavutas oma tahtmise. Nii et kuradil on need strateegiad, tal on need valed, milledega ta tuleb ja nüüd ta ütleb, et me peaksime võtma kogu selle Jumala sõjavarustuse milleks, et me suudaksime seista. Amen. Seista. Ja ta ütleb edasi, sest meil ei ole maadlemist. Nüüd jälle, see maadlemine ei tähenda seda, et me maadleme kuradiga. See maadlemine tihti ongi see, mis toimub meie mõttemaailmas. See, kas jääb peale nüüd see õige mõte või see vale mõte? See õige emotsioon või see vale emotsioon, see on see maadlemine. Kas ma olen lihameeles või ma olen vaimumeeles? Ja ta ütleb, et sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, taevaaluse kurjuse vaimudega. Nüüd, sellepärast, et seal on see nii-öelda see maadlemine, me peab olema siis me peame varustama ennast kogu Jumala sõjavarustusega. Ja nüüd ta hakkab nimetama neid osasi, mis on selle sõjavarustuse osad. Ja ta ütleb sellepärast, võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus. See on Jumala sõjavarustus. Et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te kõik olete sooritanud. Nüüd see ongi see püsima jäämine ja vastupanemine, see ongi tegelikult see, et me peame seisma. Me ei maadle, me seisame Jumala tõe peal. See on meie osa teha ja ta ütlebki edasi, ütleb siis seiske nüüd. Me peame seisma. Me ei maadle, me seisame tõe peal
ja teie niuded olgu vöötatud tõega. Nüüd me teame Jumala sõna järgi, tõde ongi Jumala sõna. Amen. See tähendab, et see on nagu vöö meil ümber, on siis see Jumala sõna, see tõde. See on nüüd üks nendest sellest sõjavarust, üks osa sellest sõjavarustusest, Jumala sõna. Ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü. Nüüd, mis see tähendab? See on see ilmutus ja arusaamine, et me oleme õigeks tehtud Jeesuse veres Jumala ees. Amen. Ja see on see ilmutus ja arusaamine, see, et me oleme õiged, on üks osa Jumala sõjavarustusest. Sest kui inimene ei tea ja tal ei ole ilmutus sellest, et ta on pestud Jeesuse verega, tema patud on andeks antud, siis ta on kogu aeg käimas võib-olla ja see, et ma olen ikka patune ja ma kogu aeg kukun pattu ja ta on nii patumeelne. Ja nüüd tegelikult tal ei ole isegi julgust Jumala ees. Tal ei ole julgust, et seista vastu kuradile, sest ta kogu aeg arvab, et ta on kogu aeg teinud asju valesti ja ta on nii patune. Sellepärast see on osa Jumala sõjavarustusest, see teadmine, ilmutus, et ma olen õige Jumala ees, Jeesuse vere läbi. Ja ütleb edasi, ja kingadeks valmidus rahu evangeeliumi kuulutamiseks. See tähendab, me peame olema valmis. Amen. Amen. See on ka üks osa siis Jumala sõjavarustusest, see valmidus. Siis ta ütleb, kõige selle juures haarake usukilp, millega te võite kustutada kõik tigedad tulised nooled. See usk on nii oluline meie elus, see kustutab kõik tigedad tulised nooled. Amen. Ja me peame elama usus, me peame käima usus, me peame tegutsema usus. Ja see on see, millega me kustutame, et vaenlane võib küll neid nooli meie pihta nii-öelda tulistada, aga see kustutab, need ei jõua minuni. Nad ei tee mulle mingit halba. Ja huvitav on see, et õpetussõnades ütleb, et mõni paiskab sõnu otsa kui mõõgapisteid. Mis see tähendab ka? Need tigedad tulised nooled on põhiliselt just mõtted. Amen. Need, mis tulistatakse meie mõttemaailma suunas, et me hakkaksime nende peal nüüd mõtlema ja tegutsema. Ja me peame seisma vastu nendele asjadele, me peame seisma Jumala sõna peal. Nii et siis usk on üks asi, mis on siis sellest osa sellest sõjavarustusest. Ja nüüd ta ütleb, ja võtke enesele päästekiiver. Mis see siis on? See jälle see arusaam, et ma olen päästetud. Amen. See teadmine, ma olen päästetud. Ma ei kuulu enam kuradi nii-öelda kuningriiki, ma olen nüüd Jumala kuningriigis. Ma olen päästetud. Päästekiiver ja vaimu mõõk, see on Jumala sõna. Jälle, see sõjavarustus algab Jumala sõnaga ja see lõpeb Jumala sõnaga ja kõik need muud asjad on seal vahepeal. Ja see tähendab Jumala sõna meie elus see kõige olulisem asi. Jumala sõna on see, millega me ehitame oma elu, mis teeb meid kindlaks ja stabiilseks. Nii et võtame selle Jumala sõna, kõik need muud, need sõjavarustused ja see on see, millega me seisame kuradile vastu ja me oleme võidukad ja ta ei saa meile ligi. Kui me jääme seisma selle Jumala sõna peale ja me teame, et me oleme õigeks tehtud, kõik need muud asjad, päästekiiver, vaimumõõk ja me oleme turvalises kohas ja kurat ei saa meile ligi. Amen. Amen. Ma vaatan 2. Korintlastele 10. peatükis ja 3. salmis. Ütleb niimoodi, sest kuigi me käime lihas, ei sõdi me mitte lihaviisi järgi. Ja. Siin jälle räägitakse ka sõdimisest ja nagu ennem oli sõjavarustusest juttu. Ja siis ta ütleb, sest meie võitluse relvad ei ole lihalikud, vaid nad on vägevad Jumala ees maha lõhkuma kindlustusi, hävitades kõik mõistuse targutused. Ja kui me lüppame ümber kõik kõrgistused, mis tõstetakse Jumala tunnetuse vastu, võttes vangi iga mõtte Kristuse sõnakuulelikkuse alla ja olles valmis nuhtlema kõike sõnakuulmatust, kui teie sõnakuulelikkus enne on saanud täielikuks. Vaadake õieti seda, mis on silme ees, kui keegi on eneses veendunud, et ta on Kristuse pärast, siis ta mõelgu iseenes ka seda, et otse kui tema on Kristuse päralt, nõnda oleme ka meie. Nüüd üks asi, millele ma tahan siin kogu selle kirjakoha juures tähelepanu juhtida. Kuradit ei mainita siin mitte kordagi. Ei. Ja räägitakse küll sõdimisest. Nüüd mõni võiks küsida, et nagu kellega? Nüüd me vaatamegi, millest on jutt siin. Ja ta ütleb, et meil on võitluse relvad,
ja need ei ole lihalikud, me näeme, et need on vaimsed võitlusrelvad. ja ta räägib, et me tegeleme millegagi, me tõmbame Jumala eest maha kindlustusi. saame aru, tegemist on võrdpiltidega, millega räägib siin. Ja siis ta ütleb, hävitades kõik mõistuse targutused, lükkame ümber kõik kõrgistused. Ja tegelikult, kui me vaatame kõiki neid sõnu ja kasutades ka erinevaid tõlkeid, siis me avastame, tegelikult ta räägib mõtlemisest. Ja tegelikult mõttemallidest või sükesteks välja kujunenud mõtteviisidest. Ja ta räägib sellest, kuidas tegelikult me võtame Jumala sõna ja me nii-öelda hävitame valed mõttemallid. Ja see on see, millega ta tegeleb tegelikult selles kirjakohas kogu aeg ja ütleb, et me oleme valmis nuhtlema kõike sõnakuulmatust. Millest ta räägib? See, et me otsustame kuuletuda Jumala sõnale ja me nii-öelda ütleme ei. Ma ei alistu sellele, ma ei tee seda, sest et Jumala sõna on nii öelnud, et me otsustame teha Jumala sõna järgi. Et siin on üks väga oluline asi, et kui keegi räägib vaimsest sõjapidamisest, siis see ongi seesama. Ja see ei tegele sellega, et me sõdime kuradiga, vaid see tegeleb sellega, et me talitseme oma mõtlemist. Ja see on üks väga oluline asi ja vahetevahel inimesed otsivad nagu öeldakse probleeme selles, et kurat tegi seda, et kurat on selles kohas tegutsemas. Tegelikult hoopis probleem võib hoopis selles olla, et me ei kontrolli oma mõtlemist. Ja me peame, nagu öeldakse, teatud asjad võtma nii-öelda kinni. Ja võtma need, nagu öeldakse, need väljendid siin on samas jooksevad läbi siis need kindlustused, mõistuse targutused või siis meil vanem eestikeelne sõnaga kõrgistus, see tegelikult räägib ühest uhkest ja sellisest isekast mõtteviisist tegelikult. Et me kõik need tõstetakse tegelikult Jumala tunnetuse vastu, et me võtame need vangi. Ehk siis me ei lase nendel asjadel valitseda oma elus, me ei lase nendel asjadel olla nii-öelda domineerivad meie jaoks ja see on meie nii-öelda valiku küsimus. Ja tegelikult üks asi ka näiteks kui vaadata seda, ütleb, et need tõusevad Jumala tunnetuse vastu. Vale mõtlemine on tegelikult üks asi, mis võib olla üks tõsine takistus sellest, et Jumala sõna ilmutus võiks jõuda meie südamesse. Mis asi on Jumala sõna ilmutus? See on seesama, et meil on üks selge teadmine sellest, mis on Jumala plaan, Jumala tahe ja see on jõudnud meie südamesse kohale. Ja kui inimene mõtleb kogu aeg valesti ja vastuolus Jumala sõnaga, siis see blokeerib selle ära, sest need asjad Jumala käest jõuavad meie südamesse, ka Jumal kasutab, ütleme, ka mõtteid selle asja juures. Aga me võtame Jumala sõna, mõtleme seda ja nüüd see ilmutus saab ka tulla meie südamesse. Et see ongi väga oluline igal kristlasel tegelikult ja see on see, mis ma tahan ka panna inimestele südame peale. Et me ei peaks otsima seda, et kus ma pean sõdima ja võitlema kuradiga. Me peaksime tegelema sellega, et võtta meelevald oma mõtlemise üle ja hoida selle üle kontrolli. Võtta Jumala sõna printsiibid, rakendada neid ja tõesti hoida Jumala sõna oma mõtetes, mõtiskledes selle üle ja sellisel viisil me saame olla ka edukad.